Tere hommikust taas kord ja kõigile teistele, kes on veel liitunud. Minu nimi on Kärt Kinnas, ma olen personalijuhtimise ühingu PARE tegevjuht. Mul on hea meel näha täna siin tuttavaid nägusi, aga ka uusi nägusi. Ja me alustame lühiseminariga hoiakute ja mõtteviisi kujundamisest organisatsioonis. Mai on mitmekesisuse kuu ja sellel teemal on väga kohane rääkida. Rääkida sellest, kuidas teha töötamine ligipääsetavaks kõigile. Ja juhid, personalijuhid on organisatsioonide suunamudijad oma eeskuju ja teadlikkusega. Kõikides inimestega seotud protsessides tasub mõelda, kas need on kättesaadavad kõigile, tervisemurega töötajale, lapsevanematele, vanematele, noortele. Ja tänase seminari üks eesmärke ongi aidata kaasa selle teadlikkuse tõstmisele, jagada häid praktikaid ja kogemuslugusid. Meie tavapärane hea tava on siseneda Zoomi oma nimega, hoida mikrofon esitluse ajal suletuna. Küsimusi saate jooksvalt esitada chatti või siis ettekande lõpuks on meil aega paariks-kolmeks küsimuseks. Need siis esitada ka mikrofoni. Ajakava on meil nõnda, et alustame nüüd kohe tööandjate ühisuse tutvustusega ja lõpetame täna kell 11. Täna oleme külalisteks palunud Kelly Krostali Eesti Inimõiguste Keskusest. Kelly on mitmekesisuse valdkonnas töötanud viimased 10 aastat ja Inimõiguste Keskuses siis algatanud mitmekesisuse kokkuleppe initsiatiivi kvaliteedimärgise Austame erinevusi ja olnud mitmete käsiraamatute ja materjalide koostamise juures. Ja teiseks Merle-Liisu Lindmaa, kes on siis Microsoft Eesti HR business partner ja tema eestvedamisel on organisatsioon tegelenud just hoiakute ja kultuuri edendamise teemadega ja tema siis jagab oma kogemust ka meiega. Lisaks on oma kogemuslugu suurest elektroonikatööstusettevõttest ja Enix Eestist jagamas personalijuht Eveli Punnison ja tema räägib siis lühidalt, kuidas nemad on organisatsioonis tegelenud mitmekesisusega. Seda siis teise nurga alt võib-olla Lõuna-Eestist. Aga alustame siis tööandjate ühisuse teemadel. Tanel, kui sa võtad selle slaidi eest ära, siis ma saan jagada oma slaide. Nii, on näha. Annika nooguta, siis ma saan aru, kas on näha. Aitäh. Nõnda, tööandjate ühisus on ellu kutsutud tööandjate keskliidu poolt ja Eesti personalijuhtimise ühingu poolt 2017. aastal. Ja see on tööandjate võrgustik, millel on 2 põhieesmärki. Esiteks aidata kaasa vähenenud töövõimega inimeste tööellu kaasamisele ja teiseks tõsta tööandjate teadlikkust, jagades siis erinevaid kogemuslugusid, praktikaid vähenenud töövõimega inimeste tööle rakendamiseks. Ja ühisusse kuuluvad tööandjad, kes lubavad, et kohtlevad vähenenud töövõimega inimesi võrdselt teiste tööle kandideerijate ja töötajatega. Eesmärgiks ei ole just vähenenud töövõimega inimeste värbamine iseenesest ja selleks ei pea ka ettevõttes töötama juba mõni vähenenud töövõimega inimene. Loeb tegelikult ettevõtte mõtteviis ja suhtumine. Kandideerimisel on olulised oskused, kompetentsid, aga et vähenenud töövõimega inimest ei jäeta kõrvale. Ja ma arvan, et põhiline probleem ongi just olnud tööandjatel sellises hoiakus ja mõtteviisis, kui me ei tea, millega meil tegu on, meil puudub kogemus või kokkupuude, siis pigem keskendutakse piirangutele, kuidas ei saa, kui raske, kui keeruline on, mitte võimalustele, mis see endaga kaasa toob.
ja tööandjate ühisuses me siis aitame edendada mõtteviisi, et töö on kõigi jaoks ja et ka personalijuhid sellele mõtleksid, kui nad planeerivad värbamisi või tegevusi organisatsiooni sees ja oskaksid sellega arvestada, et need tegevused ja ka töökuulutused näiteks oleksid kättesaadavad kõigile. Sageli on meil ka erivajadustega inimeste suhtes juurdunud eelarvamused, näiteks, et puudega inimene saab teha ainult lihtsalt füüsilist tööd või siis, et kui me mõtleme puudest, siis me kujutame ette sageli silmaga nähtavad töötamise piirangud, nagu näiteks on liikumispuue. Osad töötamise piirangud on aga silmaga nähtamatud, näiteks epilepsia, diabeet, posttraumaatiline stress. Tegelikult üsna suur osa vähenenud töövõimega inimestest on võimelised täitma ka keerukaid tööülesandeid ja nad ei vaja väga palju füüsilisi kohandusi, kui pigem just seda hoiakut, mõtteviisi ja paindlikke töövorme. Millega me siis tegeleme tööandjate ühisuses? Me korraldame erinevaid kohtumisi erinevate organisatsioonidega, et mõista paremini puuete eripära ja vajadusi tööelus toimetulekuks. Nii näiteks me oleme kohtunud liikumispuudega inimeste liiduga, et tõsta teadlikkust siis liikumispuudega inimeste töökoha kohandamise kohta, vaimupuudega inimeste tugiliiduga, et mõista üleüldse, kuidas on mõistlik, otstarbekas suhelda, mida peaks tööandjana teadma vaimupuudega inimesest, millised on nende vajadused, aga ka näiteks diabeediliiduga, et kuidas ma oskaksin toetada diabeediga kolleegi. Ja koostöös Töötukassaga jagame me võrgustikus infot just tööandjatele suunatud teenustele tervisemurega ja vähenenud töövõimega inimeste kaasamisel. Me oleme varasemalt parimate praktikate jagamiseks külastanud ka ettevõtteid. Paraku koroonapandeemia tõttu ettevõtete külastamine on nüüd ära jäänud, aga loodetavasti saame me seda vähemalt sügisel taas alustada. Meil on ka oma koduleht, kuhu me oleme lisanud töövõime reformi kohta just tööandja vaates palju olulist infot, erinevaid kogemuslugusid ja seal saab esitada ka küsimusi. Ja tööandjate ühisuse kuulub täna üle 40 liikme, need organisatsioonid on väga erinevad. Neis on nii suuri kontserne kui väikeseid alla 10 töötajaga tööandjaid. Mõnes organisatsioonis töötab enam kui 100 vähenenud töövõimega inimest, mõnes veel mitte ühtegi. Ja neid tööandjaid ühendab hoiak hinnata kõrgelt inimeste õigust vabalt valida tegevusala, elukutset, töökohta, sõltumata tema töövõime ulatusest. Ja nende tööandjate üks ootusi on ka suurendada oma värbamise sihtgruppi, et jõuda kõikide nende inimesteni, kes tahavad tööturul panustada. Ja võib-olla infoks on hea ka teada, et tööandjate ühisusse kuulumine ei maksa mitte midagi. Lisaks saab siis tööandjate ühisuse nime kasutada oma tööandja brändingus. Ja keda huvitab tööandjate ühisusega liitumine, siis leiab infot meie kodulehel. Panen teile lingi kohe ka chatti, saate kohe seda siis ka vaadata. Aga nüüd annan sõna Kellile ja Kelly räägib meile siis mitmekesisusest, millist kasu see ettevõttele või organisatsioonile toob ja miks seda üldse vaja on. Aitäh! Ja, tere hommikust kõigile! Mulle väga meeldis, kuidas Kärt lõpetas
et ma räägin sellest, et kas mitmekesisust on vaja ja mulle ka väga meeldib, kuidas pahatihti või väga tihti küsitakse just mitmekesisuse päeva hommikul Kuku raadios küsis saatejuht mu käest, et kas Eesti on mitmekesine, kas Eestis on mitmekesisust ja ma kordan seda vastust, mida ma tookordki kordasin, et loomulikult Eesti on mitmekesine, sest Eestis elavad inimesed ja seal, kus on inimesed, seal on paratamatult alati olemas ka mitmekesisust, sest kui me räägime mitmekesisusest, siis muidugi saab ühtepidi seda rääkida kui võrdse kohtlemise seadusest tulenevatest erinevatest tunnustest, saab rääkida, et on olemas siis erivajadustega inimesed, et on olemas naised, mehed, et on olemas seksuaalvähemused, et on olemas erinevas vanuses inimesed, aga mitmekesisuse maailmas me räägime ka üha rohkem ikkagi seda, et oleme ka töökeskkonnas tihti ise erinevate nii-öelda soovide ja vajadustega. Meil on võib-olla, me oleme oma eluetappides erinevates kohtades, võib-olla noored emad ja isad vajavad veidikene teistsuguseid töö paindlikumaid tingimusi, kui vajab selline karjääri algushetkedel olev kirglikult tööd tegev noor, kuigi ma saan aru, et noored üha rohkem hindavad ka seda siis töö ja vaba aja ühitamise teemat, nii et see on ka ju tegelikult tore. Ma proovin nüüd teiega jagada oma ekraani, ma loodan, et kõik läheb hästi, sest ma kavatsen seda teha järgmise 20 minuti jooksul väga palju. Nii, vaatame, kas õnnestus. Vist ei õnnestunud, jah? Nii, ma proovin uuesti. Me eile ilusasti proovisime tegelikult selle kõik läbi. Nii. Kas nüüd õnnestus? Keegi saab mulle näidata näiteks niimoodi? Väga meeldiv. Aitäh teile. Ma näitan ainult mõnda slaidi ja siis me vaatame mõnda toredat videot ka sinna juurde. Aga kui me mitmekesisusest räägime, siis saab sellest seda, see on tõesti, nagu ma ütlesin, inimeste maailmas ju nagunii alati olemas, aga meie oleme seda siis Inimõiguste Keskuses mitu head aastat proovinud natukene süsteemsemalt edendada selleks, et need tööandjad, kes tahavad teemaga tegeleda, et neil oleks olemas ka tööriistad selleks, et teemale läheneda mitte võib-olla ainult intuitiivselt, vaid et oleks võimalik ka ära kasutada mujal maailmas tekkinud tegelikult sellist väga laia teadmisi ja ütleme, väga palju on ju ka maailmas ülikoole, kus siis mitmekesisuse ja kaasatuse teema on tegelikult laiapõhjaliselt uuritud, et on olemas selliseid lähenemisi, mis siis tööandjaid aitavad. Ja me ise teeme seda tööd siis läbi 3 sellise samba, nagu me ise neid kutsume, või meie endine juht Kari Käsper rääkis ikka taburetist, kus on 3 jalga. Et üks on siis tõepoolest mitmekesisuse kokkulepe, millega on paljud ettevõtted ja organisatsioonid ka avalikust sektorist liitunud. Siis on olemas austame erinevusi märgis nendele, kes on valmis päriselt nagu täielikult pühenduma ja kes on nendele ettevõttele või organisatsioonile kirjutanud ka mitmekesisuse plaani. Ja kolmandaks siis me tähistame mitmekesisuse päeva, aga sellel korral Euroopas, nagu juba mainitud, lausa mitmekesisuse kuud. Ja mitmekesisuse teemal ma veel meie enda kohta ütlen taustaks seda, et me tegelikult selle mitmekesisuse kokkuleppega, et kui oli juttu siin sellest 10 aastast, me kunagi alustasime Tallinna Tehnikaülikooli juurest, et me 4 esimest aastat toimetasime ülikooli juures ja on selles mõttes, ma arvan, selles valdkonnas alati selline huvitav küsimus, et kas tegu on siis pigem sellise eetilise küsimusega, kas mitmekesisuse edendamine on ainult eetiline küsimus või on see pigem siis selline teema, mis reaalselt toob ka ärile kasumit. Me teame, on olemas sellised informatsiooni ja otsustamisteooriad, neid on väga palju erinevaid, aga üldiselt nad ikkagi ütlevad, et kui organisatsioonis on olemas mitmekesisus, et kui sinna kuulubki erinevatest nii-öelda siis elukaartest inimesi, erinevate mõtetega inimesi, siis need meeskonnad on loovamad ja innovaatilisemad, sest see on niisugune üsna loogiline asi, et kui inimestel on veidikene erinev vaade, siis nad toovad lauale selle ka ja see toode või teenus, mida arendatakse, ei ole siis nii ühekülgne, mis tähendab omakorda, et toode või teenus, mida välja arendatakse, võiks sobida võimalikult paljudele inimestele.
Võib-olla siis jälle selle mitmekesisuse see teine pool on natukene see, et vähemalt alguses sellised grupid, mis on tõesti väga mitmekesised, kipuvad olema rohkem avatud konfliktidele, sest või võtab lihtsalt rohkem aega, et see meeskonna tunne tekitada, sest et inimesed kuidagi evolutsiooniliselt tegelikult tahavad olla võimalikult enda sarnaste inimestega, sest see tundub meile hästi lihtne, et me saame kiiresti ära otsustada ja üks põhjuseid ka tegelikult, miks näiteks Los Angeleses või üldse IT-maailmas, San Franciscos on mitmekesisuse ja kaasatuse teemaga väga palju tegeletud, miks rahvusvahelistes organisatsioonides on tihtipeale diversity and inclusion officer või director lausa, eks Coca-Colades ja tõesti startupide IT-des ongi just see, et kuidas tuua siis niisugustesse, kui on väga homogeenne, sellised näiteks 30ndate alguses noored mehed, kes seal koodi kirjutavad, et kuidas siis saab üks ettevõte läheneda, et tuua sinna ka teistest sihtgruppidest töötajaid. Ja seda tööd tavaliselt siis väga palju ka sellised personalitöötajad, kelle põhiline fookus on mitmekesisuse ja kaasatuse edendamisel teevad. Et ettevõtte jaoks on kindlasti see pidevalt see kaalumine mitmekesisusega tegelemisel, et kas võtta see risk, et see meeskond, see läheb natukene võib-olla kauem tööle, aga saab vastu selle innovatsiooni, saab vastu tegelikult sellise laiema vaate või ta tahab seda, et kõik läheb kiiresti tööle ja saab nii, nagu on tegelikult alati saanud ja alati on ju kuidagi saanud, eks ole. Tõepoolest. Ja me teame, et kuigi seal on ka väga paljud teadlased ütlevad, et see on natuke parateadus, aga et põlvkondadel kipuvad ka olema erinevad soovid ja nägevused, eks ole, et tänasel põlvkonnal on võib-olla oluliselt noorematel 20-ndatel on näiteks oluliselt tähtsam see, kui tähendusega nad tööd teevad, kas tööl on tähendus versus võib-olla mõne varasema põlvkonnaga, kes hindab siis rohkem stabiilsust ja tahab teha tööd nii, nagu ta on siiamaani teinud. See muidugi, ma tegin nüüd ise selle vanuselise stereotüübi ära, et kas see ikkagi on alati nii, aga et kui selles töökonnas on tõesti neid erinevaid põlvkondasid, siis jällegi, et oskaks ka võib-olla see ettevõte siis erinevale põlvkonnale ka ise midagi toota ja pakkuda just seetõttu, et kuna põlvkondadel kipuvad olema erinevad nägemused. Aga kui teile nüüd sobib, ma vaatan, kas meil see maagia natukene töötab, et ma saaksin teile näidata ühte koolituskeskkonda, kuna täna on ju aeg meil nii piiratud, ma saan teile ainult 20 minutit tutvustada teemat, seega te saate ise aru, et tegu on sellise eelrooga ainult natukese näkke pakkuda, et kui mitmekesisuse ja kaasatuse teemat üldse laiemalt vaadata, siis selle üks kõige olulisemaid osasid on see, miks üldsegi lisaks sellele, mis ma juba mainisin, et see on lihtsalt võib-olla lihtsam meeskonnal, kui kõik on ühes vanuses, ühes eluetapis, eks ole, kui kõik on valmis pikemaid töötunde tegema, see on nagu nii lihtne, aga tegelikult tihtipeale veel üks põhjus, miks need ettevõtted, organisatsioonid, keskkonnad on väga sarnased, on see, et me teeme oma otsuseid ka eelarvamustest tulenevalt ja need eelarvamused on meil tihti alateadlikud, et meil on teatud gruppe, teatud inimesi, keda me tõepoolest eelistame erinevatel põhjustel, kuna me teame võib-olla selle sihtgrupi, et meile näiteks meeldivad võib-olla valged inimesed rohkem, meile meeldivad võib-olla blondid inimesed rohkem või vastupidi, võib-olla mõnele meeldivad just brünetid inimesed rohkem. Aga selleks, et organisatsioonis siis see mitmekesisus ja kaasatus oleks päriselt austatud, on üsna oluline tegeleda alateadlike eelarvamuste teemaga. Ja ma veel enne, kui ma näitan teile seda kursust, mis meil on hiljuti valminud, ma mainin ka ära ja pärast näitan paari uuringu tulemust selle kasu juures ka, et meie ise ei käsitle kunagi mitmekesisuse teemat ilma kaasatuseta. Ehk et kui me ühtepidi räägime, et on olemas, eks ole, lihtne tõdemus, et inimesed on väga erinevad, siis ilma selle kaasatuse pooleta, et meil on selline organisatsioonikultuur, kus need erinevused on ka päriselt kaasatud ja neil kõigil on tagatud võimalused. Et see on tegelikult täpselt sama oluline kui see fakt, et mitmekesisus on üldse olemas.
Et seega me räägime hästi läbivalt peaaegu alati ikkagi mitmekesisusest ja kaasatusest. Ja koos siis partneritega Iirimaalt ja Portugalist olemegi valmistanud sellise pikema koolituskursuse, mis on nimetame inglise keeles Blended Learning Course on Unconscious Bias, Diversity and Inclusion ja ka eesti keeles on siis põimõppekursus, mis siis räägib mitmekesisuskaasatusest ja alateadlikest eelarvamustest. Kes soovib, siis tegelikult kõigil on võimalik sellest kursusest siin osa võtta. Nagu te näete, siin on ka eestikeelne kursus kohe esilehel olemas, aga kuna see ei ole veel kahjuks lõpuni valmis, siis hetkel pean siiski kasutama inglisekeelset versiooni, mis on lihtsalt lõpuni ära tõlgitud ja arendatud. Aga mis selle suur pluss selle kursuse juures on, et ta tõepoolest koosneb erinevatest asjadest, et saab vaadata suhteliselt lihtsaid, toredaid paariminutilisi klippe, kohe vaatame ka paari. Aga kui te olete ka selle 2-minutilise või kõige pikem on 5 minutit videoklippi ära vaadanud, siis on võimalik sinna juurde teha erinevaid siis nii-öelda küsimustikke, viktoriinikesi, kviise, saada lisamaterjali lugeda, vaadata veel juurde YouTube'i videosid, seal on veel pakutud, et kui on selline eneseharimise tee, kellelgi soov alateadlike eelarvamustega tegeleda, siis siin on väga palju materjali, nii visuaalselt kui lugemist, kui saab ennast proovile panna ja see kõik võtab päris mitu head tundi muidugi, et see läbi teha. Ja selle juures on meil lisaks võimalus teha ka selline näost nägu koolitus inimestega, kas 3-tunnine või 7-tunnine, et terve selline pakk, et üks ettevõte või organisatsioon saab siis teemaga sisuliselt tegeleda. Ja muidugi meie Eesti mõttes on hästi huvitav see, et seda loevad Hanna-Liina Võsa, et Eesti inimestele on niisugune, räägib tuttav pea kogu seda teksti ja ka tegelikult kõik need 4 erinevat inimest, kes siin videotes esinevad, on Eesti inimesed ja ma ütlesingi just, et kui Kärt lõpetas, et teie tutvustust, et millega tööandjate ühisus tegeleb ja tuli ka see siis eriliste vajadustega inimeste teema, siis näiteks kogu kursus lõpebki sellega, kuidas Pime noormees, keda võib-olla te paljud tunnete saatejuhina, Jakob Rosin tõdeb, et ei ole vaja midagi eraldi teha puuetega inimestele, et tegelikult tuleb kogu aeg mõelda, et kõik poed, töökeskkonnad oleksid tegelikult ligipääsetavad kõigile inimestele, et see ei ole vaja teha ligipääsetavust ainult erivajadustega inimeste jaoks, vaid me peame ka mõtlema selle peale, et vanusega lisandudes võib-olla on meie ligipääsetavus teistsugune või ka vankriga isa, kes soovib poodi või töökeskkonda siseneda, nii et tegelikult väga tihti ka need vähemusgruppid ise soovivad, et kogu see lähenemine selle mitmekesisuse, kaasatuse ja eelarvamuste teemadele oleks võimalikult kaasav ka selles mõttes, et ei oleks nii, et kuidagi võib-olla on erivajadustega inimestega kergem näiteks tegeleda kui vanemate inimestega või seksuaalvähemustega, et selline konsensus on üsna suur vähemusgruppide vahel, et tegelikult võiks mõelda laialt, et mis iganes tehakse, et see oleks kõikidele nendele, kes ei vasta siis sellele mingile normile, see keskkond oleks võimalikult mõnus. Aga ma mõtlen, et ma näitan teile ühe video ära, siis te saate aimu, millesse meie koolituskeskkond ka räägib ja saate laiemat pilti sellest, et millega on tegu ja võib-olla nendel, kellel on siis rohkem huvi, võiksid siit midagi mõnusat enda jaoks saada. I am your friend. Diversity Inspire. I just want an opportunity. Yes, we can. United in diversity. Diverse talent is the future. All different, all equal. Age is just a number. We all have our unique voice that makes us who we are. What makes us unique are our differences, the way we look, talk, and think, what we believe in, and how we choose to live our lives. Diversity should be about embracing one another's uniqueness and not dividing us by our differences. Yet so often we categorize ourselves, place people in boxes, and divide the world into us and them, and the others. Research shows that adopting diversity measures has several positive effects, like significant improvements at the level of customer support and satisfaction,
less staff turnover, improved alignment between staff activities and organizational strategy, increased staff satisfaction, better access to new markets and potential new clients. Besides that, some studies reveal higher levels of creativity and performance of organizations with diverse teams, mainly when that happens at the management level. So ultimately, besides being an ethical imperative, diversity contributes to the growth, sustainability, and economic competitiveness of organizations. Diversity also brings some challenges. To reach all these benefits, diverse teams might need some adaptation time, training, and support to be able to work together and become more productive. However, after this adjustment phase, these teams tend to reach higher performance rates when compared with less diverse and inclusive teams. Thus, we need to focus on achieving the commitment and buy-in of everyone inside the organization to cultivate and value differences. I would like to welcome you to our blended learning course on diversity and inclusion. No nii, ma loodan, et andis sellise väikese ülevaate, või sellise vähemalt tunde, et milles see kursus on. Et siin on näiteks ka veel videod siis alateadlikest eelarvamustest, mis täpsemalt selgitab seda lahti. Ja lõpuks tõesti on ka palju videosid sellest, kus inimesed räägivad oma enda kogemusi, mida nad on kogenud siis kuuludes mõnda vähemusgruppi. Aga kuna meie pealkiri oli tegelikult sellest, et kas sellest on ka mingi kasu sellest mitmekesisuse teemast, mida see toob, siis ma mõtlesin ka, et lisaks sellele, mis Anna-Liisa teile juba ütles, et less staff turnover ja kõik teised teemad, mida mitmekesisus kaasa toob, et just kaasatuse valdkonnas on ka viimasel ajal päris palju siis uuritud, et kui me loome selle kaasava töökultuuri, et tõepoolest meil on erivajadusega inimesed, kes tulevad, mis iganes tõesti on, et silmaga nähtavad või ei ole, nagu alguses oli juttu, et nad kõik tunnevad, et tegelikult nad saavad panustada, nende hääl on kuuldud, nende võib-olla eriliste vajadustega on arvestatud, et nad võivad käia 2 korda nädalas pikemalt, ma ei tea, kas massaažis või arsti juures. Et mis see siis ühele ettevõttele kaasa toob lisaks sellele, et see on muidugi eetiline ka, et sa oma tööandjatest hoolid ja neile võimalusi pakud. Aga siis 2019-2020 tehti Austraalias selline uurimus, et inimeste käest kõigepealt uuriti, et kas nad tunnevad, et nad töötavad organisatsioonis, kus nad on kaasatud, et see küsimus oli umbes nii, et do you work for an inclusive organization or not? Ja inimesed, kui nad vastasid, siis jah, nad töötavad kaasavas organisatsioonis või vastupidi ei, siis võrreldi kaasavates organisatsioonides töötavate inimeste vastuseid ja siis nende vastuseid, kes tundsid, et nende organisatsioon ei ole piisavalt nii teda isiklikult kui vähemusgruppe kaasanud. Ja mis siis leiti, et need sellised organisatsioonid, kus on siis kaasav töötada, on 5 korda enam või 5 korda suurema tõenäosusega toimub sellistes ettevõtetes innovatsioon. Inimesed, ma ei tea muidugi, kas see on nii positiivne, ma ise arvan küll, et inimesed võiksid õhtul rohkem trenni minna ja perega olla, aga nende inimestel oli vähemalt siis 3 korda suurem valmisolek töötada nagu rohkem ja tõsiselt ja tugevalt ja kui vaja, siis ka ületunde teha. Nendes organisatsioonides siis inimesed tundsid, et nad on 3 korda efektiivsemad, nad on valmis panustama, andma endast parima, minna õppima juurde, sest nad tahavad tõepoolest oma organisatsioonile ise ka kasulikud olla. Nad on 3 korda suurema tõenäosusega siis valmis pakkuma sellist teenindust, mis on suurepärane. Nad ka ise siis on 5 korda rohkem oma tööga rahul. Nad on 3 korda väiksema tõenäosusega organisatsioonist lahkumas, sellest, kus nad parasjagu siis töötasid ja nii edasi, et neid, kui kedagi huvitab, saan need slaidid ka edasi saata, see lingi uuring on ka siin olemas, et te näete, et need numbrid on tegelikult päris suured, kui te ka tabelile vaatate, et kuidas ühed töötajad on valmis panustama ja kui palju nad juba on panustanud, kui nad tunnevad, et siis ettevõttes on tõesti see mitmekesisuse ja kaasatuse kultuur olemas.
et tõepoolest, et see ei ole ainult selline teema, mida võime öelda, et kuidagi eetiline, vaid see siis toob ka seda kasu kaasa väga-väga paljudele ettevõtetele ja organisatsioonidele. Ma vaatan, et mu aeg saab hormutult läbi, aga kui te tahate rohkem infot saada mitmekesisuse ja kaasatuse teemade kohta, siis ma panin siia ka selle koolituskursuse, sest sealt saate veel selliseid igasuguseid huvitavaid näiteid, et minul võib-olla veel võin ühe hea näite tuua, mis seal on, aga ma ise ka väga naudin ühte psühholoogi Richard Crispy Inglismaalt, kes on teinud väga palju uuringuid sellest, et kuidas inimese aju innovatsioonile, kuidas üldse tekib see, et mõne peas tekib innovatsioon, teine tahab rahulikult sõuda ühtemoodi edasi, et näiteks tehti selliseid, et kui mehaanikute juurde pandi tööle ka mõned naismehaanikud, et alguses töötasid ainult meesmehaanikud, aga olid ka mõned naismehaanikud siis või ütleme nii, et nad tegid tööd, mis ei olnud naistele võib-olla nii tavaline, siis see tõstis oluliselt nende nii naiste kui meeste innovatsiooni selles keskkonnas. Ja see on sellepärast, et tegelikult see koht meie ajus, mis siis innovatsiooni tekitab uusi mõtteid ja uusi ideid, ta vajab tegelikult ka selliseid uusi mõtteid ja stimulatsiooni nii-öelda. Et kui me oleme kogu aeg keskkonnas, kus on täpselt ühesugused inimesed, kes teevad kõik asju kogu ühtemoodi, sest innovatsiooni ei teki, et sama testi ta tegi ka näiteks ämmaemandatega. Et kui keskkonnas oli ka mees ämmaemandad, siis väga paljud ämmaemandad tulidki uudsemate lahenduste peale, olid valmis nagu lugema uudset infot. Et sükene ka huvitav aspekt, millele mõelda, et kui on soovi, et ettevõttes oleks rohkem uusi ideid ja lähenemisi. Aga ma loodan, et ma suutsin teile vähemalt natukene huvitavat infot anda, mõtlema panna ja olete oodatud siis seda koolituskeskkonda kasutama, et see on täiesti tasuta. Et ma siin ei tee äri. Me oleme kolmandast sektorist, me oleme vabaühendussõltumatu ja ka meie partnerid Iirimaalt ja Portugalist on samamoodi vabaühendused, kellele see teema on lihtsalt oluline ja see on kõik tasuta kasutada kõigile, kes soovivad. Just, aitäh, Kelly, tuligi just küsimus selle tasu kohta, aga sa juba vastasid ära, nii et see on tasuta kõigile kättesaadav. Võib-olla küsin veel, et kas eestikeelset materjali ka seal on või kõik on ingliskeelne? Ja tegelikult see eestikeelne koduleht või see eestikeelne koolitusosa on valmimas, et me jõudsin enne natukene läbi selliseid scrollida, et on juba suures osas siin olemas täitsa siin, aga ma panen siin stop share ära. Aga ta õige pea siis on ka lõplikult eesti keeles, seal hulgas on ka kõik kirjalikud asjad eesti keeles. Ma kohe ka ütlen, et kui see videod tulevad, siis need tulevad ainult all subtiitritega, et Hanna-Liina kahjuks räägib edasi inglise keeles. Seda küll jah, aga et ta on ka eestikeelsele inimesele siis arusaadav subtiitritega, et see on ju väga hea materjal tegelikult, mida ka oma ettevõtte sees kasutada, nii et kui ma järgmiseks tahtsingi sinu käest küsida, et mis on need väiksed sammud, millega alustada ühes organisatsioonis mitmekesisuse edendamisel, siis miks mitte seesama koolitus oma organisatsiooni sees tükkidena võtta ette mingisuguse teemanädala raames või mis iganes koolituse võtmes. Või tahad sa midagi veel lisada? Ei, ma olen aitäh, ma olen sellega väga nõus ja saab ise valida, et see ei ole selline peab just ühte või teist kolmandat, et saab ise valida, mis sellele vastavale organisatsioonile kõige rohkem sobib, et selle saabki ette võtta. Absoluutselt ja minu meelest jällegi see on hoiaku küsimus, et kuidas me mõtleme, kas me mõtleme, kuidas ei saa või me mõtleme, kuidas saab. Ehk siis seesama, et kui ma hakkan mõtlema, et ma panen mehaanikute kõrvale, meesmehaanikute kõrvale ka naismehaaniku, et ma mõtlen, et seda saab teha, mitte et ma ei mõtle, et seda ei saa teha. Ja tagasilööke on, et see on ka täitsa okei, et kui need vahel ka tuleb ette, et see on selline valdkond, et mida rohkem tegelikult tegeleda ja arendada, see rohkem tuleb ka endal paremaid mõtteid, kuidas seda teha ja kuidas oleks mõnusam, ja kas seda ei peagi nii kunstlikult tegema, et lihtsalt tegelikult üks hetk, kui sa hakkad mitmekesisusel mõtlema, siis kuidagi märkad seda igal pool ja juba need ideed tulevad iseenesest, kuidas teha, kuidas saab teha. Just. Täitsa nõus, suur tänu sulle, Kelly. Me läheme edasi Microsoft Eesti kogemuslooga ja ma annan sõna Merle Liisule. Tere hommikust. Jagan slaide.
meie organisatsioon on tegelenud kaasamise ja mitmekesisusega. Mina isiklikult kasutan ka alati kaasamine ja mitmekesine aastaid. Ma arvan, et minu maailmas on kindlasti üks 10-11 viimast aastat ja öelda kellelegi, et ta ei sobi kuhugi ühe, teise või kolmanda asja pärast. Ükstaast kõik on see siis vanus, kuidas ta maailma näeb või kuidas ta elab, on midagi teistmoodi või kuidas ma ütlen, et asi, millest on väga raske aru saada. Kas ma jagan? Nii, kuidas mul läheb? Mul läheb hästi, see on hea. Ma jään kohe vahele sellega, et ma ei ole väga igapäevane Zoomi kasutaja. Microsoftis ja rääkides vähesest töövõimest. Ma kahjuks, mul ei ole Eesti numbreid, aga 26% näiteks Ameerika Ühendriikide elanikkonnast on ühel või teisel moel vähenenud töövõimega, kas see on siis silmaga nähtav või silmaga mitte nähtav. Või näiteks 10% inimesi näeb värve teistmoodi kui enamik meist näeb. Ja mina hakkasin tegelikult ma arvan, nüüdseks juba 21 või 20 aastat tagasi mõtlema kaasamise peale, kui ma väikeste ratastega käruga jalutasin Tallinna linnas oma esimese lapsega ja jäin igale poole kinni. Ja siis ma mõtlesin küll, et kes planeeris selle linna. Aga mida me oleme siis teinud oma organisatsioonis, et maailm saaks paremaks lihtsalt meie iseenda võrra. Paar sõna Microsoftist, et ta on tõepoolest suur ettevõte. Eestis on Microsoftil 2 tütarettevõtet. Meil on kokku umbes 180 000 töötajat ja meie Eestis anname leiba umbes 400-450 inimesele. Ühelt poolt anname leiba, teiselt poolt, nagu me ise ütleme, ja meil meeldib mõelda, on see, et me anname inimesel võimaluse saada iga päev paremaks inimeseks. Ettevõte annab platvormi inimesele arenguks ja enese teostuseks. Sest tahame või taha, meie limbiline süsteem siin, tema tahab ennast teostada. Kust algas Microsofti teine tulemine? Et ettevõte on üle 40 aasta vana, ettevõttel on siiani olnud 3 CEO-d, kõik on nad siin pildi peal. Ja kui Bill Gates ütles, et igale arvutile PC, Steve Ballmeri ja kui ta tagasi astus, võttis üle Steve Ballmer ja viimased 5-6 aastat on olnud Satya Nadella meie ettevõtte juht. Ja see on nüüd see koht, kust algas see teine tulemine ja kus ettevõttes hakati rääkima väga palju hoiakutest, mõtteviisist ehk siis kultuurist ja siis vaadati üle ka Microsofti missioon. Kuna mulle isiklikult see eestikeelne tõlge tundus tohutult kohmakas, jätsin alla ka ingliskeelse osa, et mis ütlebki, et me tahame anda igale inimesele võimaluse sellel planeedil saavutada enam. Ja see on see, mida me eeldame, et kui meie inimesed tulevad igal hommikul tööle, et see on see, et mina annan võimaluse. See, kuidas mina HR-ina või personalijuhina näen oma rolli, mina võimestan neid inimesi, kes annavad teistele inimestel planeedil rolli. Seda missiooni lugedes tihtipeale on see, et on mingi asi paberil. Tunnistan, ma tõesti, ma usun seda ja see on tohutu vastutus, kui mõelda, et kuidas sa inimesi toetad või kuidas mina siis oma töö osa näen. Kultuurist. Tore ütlemine on, Peter Drucker on öelnud, et kultuur sööb strateegia hommikusöögiks. Kui meie kultuuriruumis Eestis me kuulame väga palju, et mis on selle organisatsiooni strateegia, mis on tema äriplaan ja kuidas me ellu viime, siis mul jääb tihtipeale tunne, et me ei väärtusta inimesi. Meil on väga piiratud ressurss inimesi Eestis, 1,2 miljonit. Kuskil 600 000 käib tööl, ma arvan. Sinna kanti umbes täpselt. Ma väga vabandan, kui nüüd koera hukub, sest on uksekell. Ja kuskil 600 000 käib siis tööl. Aga me ei räägi kunagi kultuurist, et mida me ootame oma inimestelt, oma riigikodanikelt ja meil on põhiseadus, konstitutsioon, mida me ootame oma ettevõtte töötajatelt. Sellest me räägime nagu vähem.
Ja tema siis ütles selle peale, et kui on 2 ettevõtet, kes alustavad täpselt ühes punktis, ühes pööratakse kultuurile enam tähelepanu ja teisel ei pöörata kultuurile enam tähelepanu, siis pikaajalises plaanis võidab see, kus me räägime, millises kultuuriruumis me tahame selles ettevõttes töötada. Sest ta on nagunii olemas, iseasi, kas me siis räägime temast või ei räägi temast. See, kuidas ma näen nagu muutusi ja muudatuste juhtimist, organisatsioon muutub iga üksik inimese tasandil. Inimesel on omane tavaliselt paluda teistel inimestel muutuda, sest iseendaga tegelemine võib tihtipeale olla keerulisem, raskem, iseenda eelarvamustega tegelemine, iseenda kaasamisega või kuidas mina kaasan või selle teema lahtimõtestamisega. Seetõttu me oleme väga palju organisatsioonis tegelenud just nimelt inimeste koolitamisega. Enam-vähem selles järjekorras, nagu Kelly rääkis, me räägime tohutult palju edenemismõtteviisist, me räägime tohutult palju eelarvamustest. Igasugune kultuuriline muutus võtab aega ja enamik meie töötajaid on siiski insenerid. Ja insenerid on nagu teadlased, arstid, sa pead põhjendama, sa ei saa minna tuppa ja öelda täiskasvanud inimesele, et sa viimased paarkümmend dekaadi või paar dekaadi oled käitunud nii, aga homsest me tahame nii. Me saame öelda selle peale, et see on meie ettevõtte kultuur ja see, kuidas me arvame, et võiks olla, see toetub mingitele konkreetsetele uuringutele. Mõtteviisi korral me räägime hästi palju Carol Trackeri uuringutest. Siis sa defineerid ära ja ütled, et see on see ootus ja siis on nagu see idee müük, et sa räägid ära, miks me sinna lähme, kuidas me lähme, luues visiooni. Ja kui see on nagu visioon on loodud, siis me lähmegi. Et Satya Nadella on väga ilusti öelnud, et ega meil on ka neid kultuurilisi probleeme olnud, et me täna oleme siin, me tahame olla seal ja me peame nagu mõtlema, kuidas me sinna kasvame. Kunagi sa ei saa perfektseks, see on nagu nüüd küll kindel. Seejärel on testimine, kuidas sa siis testid, kas sa teed mingi uuringu, vestluse, otsustad ära, kus sa oled ja kõik hakkab nagu otsust peale. Et see on nagu see elluviimise mudel. Põhimõtteliselt on see iseenda muutmise või paremaks iseendaks saamise mudel ka ju, et sa vaatad, et loed midagi, uurid, ütled, ma tahan seda, kas ma ostan selle idee ära, kas ma tõepoolest usun, sa testid ja see testimine põhimõtteliselt elluviimine, nagu harjutamine ja siis sa saad aru, et ma olengi sinna jõudnud. Millest me räägime hästi palju, just ütlesin, et on see edenemismõtteviis, panin ingliskeelse ka alla, et on growth mindset, on ta nagu inglise keeles terminoloogias, kui keegi loeb ja see on nagu, mina olen selle nagu oma peas ära tõlkinud, et elukestev õpe. See ei ole see, et käisin ülikoolis või ei, see on, tõusen iga hommikul üles ja vaatan maailma avatud mõtteviisiga. Sest meie eelarvamused takistavad meil kogu informatsiooni vastu võtmast. Meie aju, meie limbiline süsteem, mis päästab meid drastikamustusest, filtreerib ka seda informatsiooni teistel alustel. Ja meie edenemismõtteviisil taga on, ütleme, 3 asja, kuidas me siis seda teeme. Me tahame olla kliendikesksed, mitmekülgsus ja kaasamine ja üks Microsoft, et me oleme nagu väljaspoolt vaadates üks. Ja läbi selle tahame me siis maailma paremaks muuta. Rääkides edenemismõtteviisist, ma ei tea, kui paljud on teist ütlevad, ta on nagu growth mindset ja fixed mindset, et on see edenemismõtteviis ja on siis nii-öelda fikseeritud või kinnine mõtteviis, mis põhimõtteliselt tähendab, edenemismõtteviisi puhul on see, ma saan kõike õppida, mida ma tahan. Ja me julgustame me inimesi, ütleme, meil on hästi palju nagu online õppekursusi ja me peame neid läbi käima. Näiteks sellel aastal oli meil juhtidele 35-36 tunnine kursus, mille nad pidid iseseisvalt online'is läbi tegema, mille läbi nad siis õppisid, et näiteks kuidas kaasata inimesi, kui kogu maailma töövorm on muutumas. Ta on muutumas. Ma arvan, et meie ettevõte näiteks ei ole üle aasta aja olnud kontoris. Et toetasime nagu seda õppevormi. Teine on see, et mis me näeme, et kui lapsed julgevad eksida, siis täiskasvanud ei julge eksida. Ja kui sa ei julge eksida, siis järelikult selle innovatsiooni tegemine on ka nagu väga keeruline.
lubada iseendale eksimusi ja lubada teistele eksimusi, et me oleme loonud võimalusega jagada oma suuremaid selliseid kogemuslugusid, et kuidas keegi on vastu seina sõitnud või midagi on nagu elegantselt untsu läinud ja mida ma siis sellest õppisin. Kuidas sa riskeerid? Eks ole, kas või jalgrattaga uue triki õppimine või töö juures millegi katsetamine, kas ma võtan selle riski või ma tean, et siis ütleb see, et kas ta astub tagasi, kas ta on vääriline sellele ametikohale, kui me ei riski, me ei õpi. Järelikult me peame olema enda vastu kenad ja teiste vastu kenad, kui keegi õpib. Ja tagasiside kultuuriruumi loome, et me vähemalt 2 korda aastas küsime oma kolleegide käest, et kuidas mul läheb. Aga see on jumalast, see on väga okei küsida ka peale koosoleku lõppu, et kas ma oleks saanud midagi teistmoodi teha. Ja õpetame oma inimesi kuulama. Kommunikatsioon on eelkõige kuulamine, mitte rääkimine. Rääkides õpid väga vähe. Ja see on nagu see tervismõtlemine. Selle kohta on raamat. Siiralt, kui te ei ole veel lugenud, palun võtke ette, see on lugemisväärt. Räägime kliendipõhisusest, et kui me siin 10 aastat tagasi visati Microsofti kohta nalja, et kas ta on järgmine IBM, millest saab suur ja raske kivi, siis tänaseks on, ma arvan, meie töövahendid, mida me pakume kliendile, on muutunud oluliselt. Meil saab teksti peale lugeda. Ma ei oska küll kinnitada, kas on ingliskeelne, et sa loed Wordile teksti peale, näiteks kui sul on nägemispuue või sul on prillid, vastusid prillid katki või sa lihtsalt ei taha, sul nii palju arutavad, et silmad kinni saab peale lugeda, ta trükib sulle selle teksti sinna ära. Või on sellised kliendisõbralikumad filtrid, näiteks PowerPointi presentatsiooni on optsioon, kus sa saad vaadata, kas sul on piisava kontrastsusega tähed selleks, et keegi, kes näiteks ei näe värve, punane, kollane, roheline, näiteks tavapärane, väga tavapärane, siis kas tema ka näeb neid värve? Ja me kuulame ja me küsime tagasisidet. Ma lähen tsiteerima edasi. Kaasamine ja mitmekesisus. Mida me mitmekesisuse all mõistame? Alustame juba mõtteviisidest, et me väga tahame, et meie meeskondades, naiskondades, teate, ma olen see aasta harjutan sooneutraalset rääkimist. Meie tiimides, eesti keeles ei ole head sõna, meie tiimides oleks mehi, naisi, vanu, noori, hästi mitmekesine seltskond, sellepärast, et need inimesed mõtlevad erinevalt, nad tulevad kõik oma kultuurilise teistsuguse pagasiga, ei saa loota, et homogeenne tiim teeb toodet kõigile, mis sobib absoluutselt kõigile. See ei ole võimalik. See peabki olema selgeks vaieldud. Me hindame, tunnustame absoluutselt kõiki erinevusi. Kultuuri mõttes näiteks meil on aastas tulemusvestlused, nüüd maikuuses meil ongi nagu võetakse aasta kokku, et mis oli minu mõju sellel aastale. Mitte seda, mis ma tegin, et mis mõju oli minu mõju sellel aastal. Lisaks nendele nagu äriliste tulemuste koju toomisele on oluline osa ka kultuuris, eriti juhtide osas. Mis sina tegid kultuuri parandamise jaoks, millist, kas töögruppi sa vead või millega sa siis ütled, et mida mina tegin, mis on minu osa. Ja ütleme niimoodi, et ei maksa ametikõrgendust loota, kui see kultuuri osa on kehv. Liidrivari on pikk, liidrivari on väga pikk ja me pöörame suurt tähelepanu, et meie juhid oleks erinevad ja et nad jätaks nagu mõistliku varju endast. Ja siis on üks Microsoft. Me tõepoolest tahame olla nagu, et kui te tihtipeale võite näha organisatsioonis, ma ei tea muidugi, ma olen 10 aastat Microsoftis olnud, aga ma arvan, töötas eelnevatele kogemustele ka ja inimesele, kuidas talle on omane käituda, siis meie osakonnas tehakse nii, need teevad seal väga imelikult või mina teen kõik hästi, tema ei tee nii hästi või siis vastupidi, et tema teeb kõik hästi ja mina ei tee nii hästi. Et me tahame olla üks ja üksteist sellest kasvust toetada. Ja see on nagu selle sõnum. Aeg liigub armutult ja mina lähen nagu aina edasi. Ja sellest tulenevalt me siis tahame läbi nende 3 töövahendi, me tahamegi nagu seda maailma muuta ja paremaks teha. Me tahame olla ambitsioonikad, me tahame palju saavutada, me tahame anda inimestele platvormi, et teha oma elu lihtsamaks ja teha maailmas suuremaid asju.
Kuidas selge on see, et nagu ma enne ütlesin, et iga areng võtab aega, et vaadake kas või iseenda isiklikku arengut või lapse arengut või kui palju energiat tegelikult võtab iseenda muutmine, oma harjumuse ümber muutmine, kuidas sa oled maailma näinud. Ja ega õppetsükkel on meil kõigil üks ja seda me siis harjutame, et õppija korda, loo sellele asjale iseenda peas tähendus ja vii ellu. Et meil ei ole mõtet rääkida suurest organisatsiooni muutmisest, et seal on, nagu ma enne mõtlesin, umbes 180 000 inimest, neil igal ühel on oma tee ja nad igaüks jõuavad ise ajal selle kohani, mis siis ettevõte on öelnud, et meie kultuuriruumis käitutakse nii. Juhtidest ja juhtide liidrist. Meil on väga selged leadership principles, mis on meil 2-3 aastat vana. Hästi palju on nagu lihtsustatud kõike seda. Ja see ongi see, et juhilt nõutakse 3 asja. Sina pead selgust looma, sina pead looma selle energia, mis on siis vajalik asjade elluviimiseks ja tuleb tulemused koju tuua. Ja me räägime hästi palju, mitte nii palju, ütleme niimoodi, et me räägime, miks me seda teeme hästi palju. Me räägime, kuidas me seda teeme, sama palju kui miks me seda teeme ja sama palju räägime ka, mida me teeme. Selle kohta on olemas ka üks tore raamat, et start with what, start with why, et alusta sellega, miks. Et ma arvan, et harjutada saab alati seda, et hommikul üles tõusta, et miks ma täna hommikul üles tõusen ja mis on see, mis ma oma päevaga teen, mis ma saan õhtul öelda, et äge päev oli. Nüüd läks sassi nupp. Nii, ja see, mis ma rääkisin, et sa loodi kultuuriruumi selleks, et ütled, et me tahame, et me käitume nii. Me oleme kaasavad, me oleme mitmekesivused, kuidas see täpselt tähendab, mis see minu käitumises tähendab. Näiteks kas või see, et koosolekul ma kuulan, kui ma näen, et üks inimene ei räägi, ma küsin tema käest, et mis sinu arvamus on. Ei ole nii, et keegi räägib eetri täis. Ühesõnaga, et kuidas ma kõik selle ellu viin. Ja siis on tegelikult see, et see on see kinnistamine. Midagi ei ole teha, me peame ka kinnistama. Sa lood raamid, millega sa siis, kuidas ma ütlen, ütled aitäh inimestele, et nad on selle tüki ära õppinud. Ja meil on selle jaoks tulemustasu. Ja nagu öeldud, me räägime mõjust, kuidas see mõju on ja tulemustasu, kui meil siis 3 printsiipi on. Mida mina tegin? Mida ma aitasin omal kolleegil ära saavutada või kuidas ma aitasin oma kolleegi, et ta selle ära teeks ja mida ma võtsin kolleegilt, et ise midagi ellu viia. Ja see on see 3 komponenti, kuidas toimub meie nagu tasusüsteem ja see kõik põhineb samal kinnistunud mõtteviisil ja edenemismõtteviisil, et kas ma tahan muutuda ja paremaks saada. Ja sellega ma arvan, et ma olen vist enam-vähem ajas, eks. Ja mis mulle väga meeldib on see, et nagu me ütleme, et tule nagu sa oled, tee, mida sa armastad, loo iseendale tulevik, mida sa soovid. Saatja on väga ilusti öelnud, et ettevõte annab platvormi inimestele kasvamiseks. Kõik muu sõltub sinust endast. Ma arvan jah, et meil on vist 2-3 minutit aega küsimusteks ka. Et kõik see, mis Kelly rääkis, seda me teeme. Ja ma päriselt julgustan seda tegema. Ma märkan, kui Riigikogus on vähem naisi kui mehi. Ma märkan, kui otsused, mida vastu võetakse, ei ole tasakaalustatud. Ma olen personalijuht ja ütleme niimoodi, et küll Eestis, aga ma olen personalijuht ka meie Norra arenduskeskule. Mul on juht Ameerika Ühendriikides, keda ma toetan. Meil on umbes 2000 inimest, kellel ma olen nagu strateegiline HR-partner või nende juhtidele siis. Ja kui Norras seesama meie, kui me nüüd hübriidtöös oleme, kodus oleme kõik, kui mehed ütlevad 2, ma ei tea, näiteks 12-4 tõmbavad oma kalendrisse ploki täis ja ütlevad, et teen kodutööd ja süüa. Sest neil on lapsed, kellega nad peavad õppima ja nad teevad süüa. Või kui me olime veel tavapärases elus, siis kell 4 oli kontor tühi meie Oslo, Tromsø ja Trondheimis, sellepärast, et mehed läksid lastele lasteaeda järgi. Et ma ei märka seda ma väga loodan, et see on juba, aga seda ikkagi ei ole või seda kõnepruuki ei ole. Ja kui ma tean, et kui nad korra küsisid mu käest, mul see oli nii, nagu ma veel seal käisin. Et kuidas teil läheb ja tol hetkel me räägiti tohutust vajadusest, sest eestlaste arv väheneb. Hullult on vaja sünnitada. Ja siis nad vestluskaaslased minu vanusegrupis ütlesid selle peale, et
Aga lasteaiad, kas teil lasteaiad on? Et kuhu neid lapsi siis viia? Kas neid on piisavalt? Minu teada meil ei ole piisavalt. Vähesti mina pidin küll 3 aastat, kunagi järjekorda paneme oma noorematelt kolleegidelt. Ma ei ole kuulnud ka, et asi paremaks oleks läinud. Et meil Microsoftis või Skype Microsoft, nagu me oleme, et meil käivad isad ka vanemapuhkusel. Ma ei ole kuulnud, et õnneks see kasvab see vajadus, aga see on seesama muudatuse läbiviimisel, sa pead looma struktuuri. See on see, et üks vanem on 9 kuud kodus, teine vanem on 9 kuud. Kui teine vanem ei jää koju, läheb laps lasteaeda. Sa pead looma struktuuri, kui sa tahad kultuurimuutust läbi viia. Ja midagi ei ole teha, ma märkan kõiki neid asju, kui ei ole loodud võrdseid võimalusi. Inimestel on alati vaba valik, kas nad kasutavad seda või nad ei kasuta seda, aga võimalused peavad olema võrdsed. Ja kui Kelly siin ennem rääkis või vähenenud töövõimest, kui me räägime. Minu selline õppetund oli ühes meie haiglas, kus ratastoolis oli inimene, ma arvan, tal lihtsalt jalgkipsis või mingi selline asi, siuke ajutine asi. Meesterahvas oli ratastoolis, naine lükkas, arst rääkis naisega, kes lükkas. Mehel ei olnud kuulmispuuet ega mitte midagi ja rääkis kõvemini ja aeglasemalt. Eelmine nädal me ergutasime oma inimesi või innustasime oma inimesi võtma treeningut accessibility'st ehk ligipääsetavusest, kus oli ka see, et tööl oli võetud inimene, kes ei räägi, ta käis tõlgiga ja siis see, kes selle inimesega rääkis, hakkas korraga tõlgiga rääkima. Siis öeldakse puust ette punaseks, inimene ütleb, et ära räägi temaga, sa räägid minuga. Et kõik sellised asjad, et ma märkan ka seda, kui sellised asjad juhtuvad. Või Statistikaameti koduleheküljel on tõetamm, ma ei umaldanud Statistikaameti koduleheküljel, seal saab nii palju numbreid, aga tõetamm oli kollase, punase ja rohelisega. Aga me teame, et 10% inimesi ei näe neid vaadata. Kirjutasin neile ja tõepoolest aga on olemas värvikombinatsioonid, mida on võimalik eristada. Ja nad võtsid selle parandamise ette. Me saame muuta maailma paremaks iseenda võrra iga päev. Aitäh, meil oli see väga inspireeriv ettekanne ja minu meelest sa tõid just olulise asja välja, et jah, meil on vaja tegelikult ühiskondlikku toetust, ühiskondlikult seda mõtteviisi, aga see samm algab iseendast, mitte kellestki teisest, et see on oluline. Ja veel minu meelest on oluline see, et see erivajadus on tegelikult meil kõigil, kas vähemal, rohkemal määral, kas ajutine, püsiv, see on lihtsalt väga erinev, et oluline on seda märgata ja oma personaliprotsessides iga kord endalt küsida, aga kas see on kõikidele ligipääsetav tegevus? Et see on, ma arvan, üks... Eestrist lased oma personaliprotsessid läbi. Kas see on kõikidele inimestele vajalik või kuidas see toetab inimeseks olemist? Et ma arvan, et nii saabki selle muudatuse läbi viia, et meil on kõigil hästi. Ja ma tahtsin lisada numbritest veel ka see, et ettevõtte kultuur peab olema ja meie iseenda kultuur peab olema väga avatud selle koha pealt, et statistika ütleb, et 60% täiskasvanutest läheb tööle mitte autentse iseendaga. Kui te mõtlete, et kui palju energiat sa ära röögid päevast, selle, mis sa võiks parem teha millegi tegemist, sa teeskled, et oled keegi teine, sest mu juhile parasjagu meeldib see või ma ei tea, mis. Et see ikka ei käi nii. See on tõsi. Üks palve sulle, et need raamatu näiteid, kui sa jaksad lisada meile chati lingid, et mis raamatu soovitused on, siis saavad teised kohe neile ka ligi. Ja küsimusi ei ole otseselt tulnud, aga sellised kommentaarid just, et väga inspireeriv ettekanne, nii et veel kord suur tänu. Ja ma arvan, et see just ongi hoiaku ja mõtteviisi küsimus. Nüüd aga liigume virtuaalselt Lõuna-Eestisse. Annan sõna Eveli Punnisonile, kes on siis Enixi personalijuht ja räägib, kuidas nemad on oma organisatsiooni kultuuris sellist mitmekesisust ja kaasatust edendanud. Tere tulemast Lõuna-Eestisse. Kas kõik näevad? Väga hästi kõik näha. Super hästi.
et mina räägin siis natukene meie kogemuslugu, sellepärast et meie oleme tootmisettevõte, kuulume sellisesse suurde rahvusvahelisse gruppi, et ma teen põgusa sellise tutvustuse ka, millega me tegeleme. Aga räägin siis natukene võib-olla teise nurga alt, kuna tootmisettevõtte eripära on veidi teisene ja kõiki tegevusi ei saa rakendada alati üks-ühele. Ning meie oleme selles mõttes selles mitmekesisuse teemas üsna värsked, et teadlikult hakanud sellega tegelema siis ütleme viimased 2 aastat ja puhtalt tuleneb siis praktikast, et me oleme hästi praktikal baseeruvad inimesed. Alguse sai see 2019, kui meil oli väga palju võõrtööjõudu vaja kaasata meie ettevõtte tegemistesse ning siis me tegelikult nägime, et meie ettevõte ei ole valmis kohanema ja tekkisid päris palju erinevaid murekohti ning siis me võtsimegi täiesti teadlikult endale selliseks suuniseks ka, et hakata selle teemaga rohkem siis tegelema ja kultuuri küsimustega ka. Aga minust endast ka võib-olla nii palju, et ma olen tegelikult ka sellises kaksikrollis, et üks asi on see, et ma olen ENIX Eesti personalijuhi rollis ja teine osakoormusega roll on mul ka globaalselt, ehk siis seesama teema, mis puudutab siis kultuuri, on võetud fookusesse siis hästi tugevalt ka globaalsel tasemel. Aga millega me tegeleme, kes ei tea, siis me oleme Lõuna-Eesti erasektoris üks suurimaid ettevõtteid. Meil on üle 800 töötaja tänaseks. Tööstuselektroonikat tootev ettevõtte, kuulume siis ENIX gruppi ja see pilt, mida te praegu ees näete, on siis kõik need kohad, kuhu meie tegelikult oma tooteid teeme. Meie nimi ei lähe sinna peale, kuna me pakume teenust kliendile, aga maailma mastaabis meie kliendid on väga suured ja kõigile teada tuntud, et kui te näete, et me tegeleme näiteks liftide, eskalaatoritega, siis kõik teavad ju, milline see klient on, näiteks Kone. Ja lisaks näiteks London Underground on ENIX-i kaasabil valminud, et teeme sinna elektrijuhtimissüsteemi mooduleid ja targamaja lahendused ja nii edasi. Kuulume siis ENIX gruppi. Meil on üle maailma 9 tehast ja meie kõikide tehaste peale käive on circa 600 miljonit eurot, millest Eesti tehase käive on 130, ehk siis Eesti tehas on üks olulisemaid tehaseid kogu selles kontsernis. Ja meie, ütleme, kõik see kasumikõverad ja finantsilised näitajad käivad ka siis Eesti tehase taktis, ehk siis me oleme alati fookuses ja meie tegevused siin on väga olulised. Ja meil siis circa 800 inimest. Ja natukene seda statistikat inimeste poole pealt ja mitmekesisuse poole pealt ka, et tootmispersonali on meil täna 650, töötame 24/7 4 erinevas vahetuses. Meie spetsialiste juhtivtöötajaid on 115, kellest peaaegu pooled moodustavad inseneeria valdkonna väga spetsiifilise teadmisega töötajad ja 45 töötajat on meil ka siis selles kategoorias, kes siis pakuvad nii-öelda tegelikult teenust kõikidele ENIX-i tehastele ehk siis globaalsed positsioonid. Meil sellest 800 inimesest on ametlikult siis 56 vähenenud töövõimega töötajat ja meie ettevõttes siin Lõuna-Eestis siis ühes majas on 11 erinevat rahvust, mis on väga suur arv. Eriti Lõuna-Eesti kohta, kus võib-olla inimesed ei ole harjunud nägema nii palju erinevaid rahvuseid, suhtlema nendega ja kohanema. Et see on ka üks teema, miks me selle mitmekesisuse endale fookusesse võtsime. Siin on ka natukene statistikat, et vanuselist jaotuvust, et üsna sellised suured võrdsed grupid on ikkagi selles vanuselises, et mingisugust drastilist erisust ei ole, et meil oleks ühte vanusegruppi tohutult üle, vaid enam-vähem ikkagi nagu võrdne, mis annab meile tegelikult väga hea baasi just selle mitmekesisuse teemal, et nagu siin ka eelpool mainitud sai, et erinevus rikastab, kõigil on erinevad vajadused, soovid ja mõtted ja ka ideed ning see on andnud ka tegelikult meile väga palju kasu ettevõttesisese just innovatsiooni ja edasiviivate mõtete baasilt.
ja vanuseline sooline jaotuvus on ka siin all paremas nurgas näha, et naisi on paraku ülekaalus, et 65% naisterahvaid ja 35% siis meessoo esindajaid, aga me oleme, ütleme, sellistes võtmetiimides ikkagi proovinud just seda soolist tasakaalu siis tagada ja säilitada, et ma natuke räägin sellest hiljem ka. Ja kõik need värvilised ringikesed siin Lõuna- ja Kagu-Eestis on siis need kohad, kus meile igapäevaselt inimesed tööle käivad, et praktiliselt te näete kogu Kagu-Eesti, lisaks ka veel Läti, mis ei mahtunud mulle Google Mapsi kaardile. Ja Lätist on meil igapäevaselt tööle käimas 60 inimest, ehk siis juba väga suur selline grupp erineva tausta ja kultuurilise väärtustega töötajaskonda. Aga nüüd natukene praktilisema poole peale. Tegelikult me oleme päris, kui me mõtleme natukene tegevustele, me oleme päris ammu erinevaid tegevusi sisse viinud, mis puudutab personalipoliitikat just seda mitmekesisuse vaatevinklist. Et alates kas või sellest, et kõik töötasud on ikkagi võrdsustatud, meil on kindlad palgavahemikud ametipositsioonidel, kehtib mitmesilma printsiip nende ülevaatamisel ja kõik protsessid on väga hästi paigas. Siis me nägime paar aastat tagasi, et kui meil suurenes tegelikult ettevõttes selline erineva kultuurilise taustaga töötajaskond, siis tekkisid kohe probleemid ja tõrked. Ja siis me otsustasime, et me hakkame väga teadlikult tegelema just selle mitmekesisuse teadvustamisega. Ja esimeseks sammuks, mis me siis tegelikult tegime, on see, et me moodustasime sellised sisekoolitusgrupid ja eelkõige tegime sellise arenguprogrammi esmatasandi juhtidele, kus me siis selgitasime erinevaid teemasid kultuuridest, meil olid aktiivsed töötoad, proovisime läbi erinevaid selliseid praktilisi situatsioone, et just teadvustada meie esmatasandi juhtidele, kes tegelikult tegelevad inimestega juba igapäevaselt, et mida tähendab see, kui sul on meeskonnas väga palju erinevaid inimesi, alates siis soolisest, vanuselisest kuni siis rahvuseni välja, kuidas nendega suhelda, mida silmas pidada, et kõik see pool. Lisaks sellele võtsime fookusesse, et me kommunikeerime hästi palju, et meil on endal tehases siseleht ja on ka selline iga 2 nädala tagant ilmuv newsletter, kus me siis hästi palju kirjutame erinevaid artikleid just selle mitmekesisuse teemadel, kultuurilistest erinevustest ja nii edasi. Ja kajastame seda ka nii siseveebis kui ka siis paberkandjal ja 2 erinevas keeles. Et täna on meil 2 nii-öelda ametlikku keelt, mis on siis tootmises, on siis eesti ja vene keel. Ja kui me räägime siis ka kontori poole pealt, siis lisandub sinna ka inglise keel. Ja julgustasime just siis nendes artiklites ja erinevates töötubades, mida me tegelikult majasiseselt korraldasime just erinevate kultuurigruppide tegemisi. Näiteks oleme siin kajastanud erinevatel kuudel mingit rahvust, et mis on selle rahvuse eripära, milline on selle rahvuse kultuur. Oleme kaasanud nende rahvuse esindajaid, et nad selgitaksid, siis jagaksid näpunäiteid, võib-olla mingeid huvitavaid tegemisi. Näiteks meil on siin portugaallane, kes tegi video Portugali sellistest rahvustoitudest, jagasime seda igal pool, et inimesed saaksid järgi proovida ja ka natukene aimu, mida see tähendab. Ja teine suurem tegevus, mis me võtsime fookusesse, oli just oma värbamis- ja brändingu protsessi ülevaatus. Et see on nüüd selline hästi värske tegevuskava meil ja alustasime siis sellest, et esiteks vaatasime üle, milliseid sihtgruppe me üldse oma värbamisel kõnetame, et kaasata just hästi palju erinevat mitmekesist tööjõudu, milline on meie visuaalne keel, mida me kasutame värbamises ja brändingu tegevuskava tegelikult on meil just vast valminud nüüd väga värske siin mai alguses, mida me hakkame siis juurutama alates siis juunikuust. Ehk siis alustame üldse sellest, et kaardistada ära meie ettevõttes siseselt, kuidas inimesed meid näevad, kuidas erinevad sihtgrupid meid näevad
ja sealt baasilt siis me saame edasi minna, et millised on meie ettevõtte eesmärgid ja mida me siis saavutada tahame, sest et tegelikult on meie sisemised inimesed ju kõige paremad saadikud üldse. Motivatsioonisüsteemi vaatasime üle lähtuvalt just sihtgruppidest, nagu siin eelkõnelejad ka mainisid, et erinevatel inimestel erinevates eluetappides on väga erinevad soovid. Ja täpselt oleme siis loonud võimalused kõikidele, et oleme pakkunud väga palju erinevaid hüvesi just mõeldes erinevatele sihtgruppidele, et suures fookuses on loomulikult pere, töö ühildamine, lastega pered, sellepärast et meil on lapsi selle 800 inimese peale alaealisi kokku 1300 ettevõttes. See on väga suur grupp ja kõik need inimesed vajavad toetust. Ja meie esimene selline eesmärk just oli näiteks, et toetada esiteks just seda sama lasteaia teemat, et meie enda töötajad saaksid eelisjärgus siis lastehoidu. Enda Eniksi lastehoid oli meil plaanis koostöös siis meie kohaliku linnavalitsusega. Toetame vallavalitsuse kaudu lastehoidu ja oleme taganud siis hästi sellise paindliku tööaja võimaluse ka, et tootmisettevõttes on seda päris keeruline teha, et kontoris on väga lihtne see paindlik tööaeg ja kodukontor, aga tootmises kahjuks nii teha ei saa. Eriti kui me töötame 24/7, masinad seisma ei tohi jääda, siis esimene asi, mida me tegime ja saime teha, oli juurutada noortele lastevanematele sellist 50% tööaega, mis küll meile tähendas suuremat halduskoormust, aga nemad said paremini siis oma töö ja pereelu ühildada. Ja tänaseks oleme siis jõudnud ka siis sinnamaani, et kui meil standardgraafikud on 12-tunnised, siis nüüd oleme loonud võimaluse kasutada ka 6+6 töötunni võimalust, et just tagada see paindlikkus ja mitmekesisus, sest erinevatel sihtgruppidel ongi erinevad vajadused ja vähenenud töövõimega inimeste kaasamisel saab just sellist mudelit väga edukalt ära kasutada. Mainisin enne, et oleme täiesti teadlikult pööranud tähelepanu soolisele tasakaalule nii meie juhtide kui ka tiimide seas. Esiteks meie juhtkonnas on praktiliselt pooleks naiste meeste esindatus, et meil on 8 juhtkonna liiget, kus siis 4 on naisterahvad ja ülejäänud 4 siis meesterahvad, mis tegelikult on väga hästi näidanud, et loobki sellise hästi mitmekesise ja innovaatilise õhkkonna, sest et meil on ikkagi erinevad vaatenurgad asjadele. Ja sama on tiimide seas, kui siin eelpool kõneleja tõi näite mehaanikute seas, et kui naismehaanikuid juurde palgati, siis muutus tiim oluliselt efektiivsemaks ja ideederikkamaks, siis meie oleme täiesti teadlikult proovinud seda oma inseneeria valdkonnas juurutada ja tänaseks meil on päris palju naisinsenere ja see on ikkagi oluliselt aidanud kaasa meie ettevõtte arendustegevustele ka tootmises ja efektiivistamisele. Ja täna oleme me ka selles faasis, et me otsustasime oma töötajaid siis toetada väga tugevalt ka just selle vaimse tervise seisukohast, sest et meil on väga palju erinevaid inimesi, kõik nad on erinevate vajadustega, ootustega ja et siis tagada just selline parem kohanemine ja ka toetus võib-olla sellises keskkonnas, kus me täna elame siin Covidis ja kõik on päris suures osas kaugtööl, samas tootmine ei saa seda teha, et see on tekitanud meil päris palju ka sellist rahulolematust meeskonna seas, siis lõime projekti Võõras sõber, kus siis kõik inimesed saavad kasutada terapeudi või psühholoogi teenuseid siis ettevõtte kulul. Ja maikuu on mitmekesisuskuu, nagu me kõik teame, ja see kuu me oleme just eriti võtnud fookusesse erinevad aktiivsed tegevused, et just rõhutada siis meie olemust ja ka Euroopa tasandil mitmekesisuskuu raames. Meil on välja kuulutatud siis hobide näitus, me oleme kõik erinevad ja kõik inimesed saavad meile saata siis pilte oma hobidest, need on riputatud meie tehase majja suurtele seintele väga suurelt üles, et kui palju erinevaid inimesi meil on.
ja seal on väga palju üllatavaid tegevusi just, et kui sa näed inimest igapäevaselt, arvad võib-olla nii-öelda stereotüüpselt, et ta on selline või selline, siis tegelikult need hobid on näidanud väga selged, et kui erinevad me oleme ja kui äge see kõik on, et erinevus rikastab. Rahvusköögi videod on meil väga aktiivsed praegu ja need meil jooksevad ka suurtel teleekraanidel siis tootmises. Et meil on siis, mainisin juba seda Portugali kööki, on võetud videosse päris mitu erinevat retsepti, kus meie üks töötaja siis väga entusiastlikult köögis kokkab ja meisterdab Portugali rahvusroogasi. Meil on Ungari rahvusroad ja meil on Aserbaidžaani rahvusroad, et sellist 3 suuremat videogruppi, mida siis meie kõik saame järgi proovida. Ja seal on natukene loomulikult siis taustal tutvustatud ka selle rahvuse kultuuri ja eripärasid. Lisaks on meil endal söökla ja seal on ka siis kokku lepitud meie teenusepakkujaga, et iga nädal on siis rahvusteema nädal ja meie oleme fookusesse võtnud siis kõige suuremad rahvuse grupid, mis meil siis ettevõttes on esindatud. On siis Eesti rahvus, Vene rahvus, Läti rahvus ja siis 4. oleme võtnud Ukraina rahvuse, kuna täna on meil väga palju juba ka Ukraina rahvusest tööjõudu. Lisaks oleme koostanud sellise ägeda ristsõna, mis on nii paberkandjal kui veebis täiesti olemas, et inimesed saavad siis erinevatest kohtadest sinna ligi, kus siis on küsimused just üldiselt sellest mitmekesisuse teema teadlikkusest, meie erinevustest, inimeste väärtustest, ka inimõigustest, kultuuridest ja loomulikult ka meie enda ettevõtte käitumisreeglitest ehk code of conductist on ka seal mõned küsimused. Ja kõik need inimesed saavad siis usinalt seda täita, meile edastada ja kõikide osavõtjate vahel loosime siis välja väikesed veened ka. Ja aktiivsete tegevuste poole pealt meil on siis välja kuulutatud suur orienteerumine, kus siis on meil Elva linnas, kus meie tehas tegelikult asub, paigaldatud erinevatesse punktidesse siis postrid mitmekesisuse teemadel ja inimesed peavad siis iga selle kontrollpunkti juures endal mingil moel siis pildile jäädvustama, jagama seda sotsiaalmeedias, hashtagima juurde mitmekesisus ning meile siis läbi selle sotsiaalmeediaga saatma. Ja lisaks oleme hästi suurelt ja visuaalselt siis igale poole oma ettevõttesse nii siseveebi kui ka füüsiliselt 3 erinevas keeles üles siis riputanud erinevad postrid, visuaalsed pildid, mis puudutavad just mitmekesisust, erinevaid kultuure ja sellele siis teadlikkuse pööramist. Et see on see, mida meie täna teeme. Nii palju, kui me saame oma tootmisettevõtte eripärast lähtudes teha. Ja tundub, et on juba näha selliseid märke, et inimesed on kohanenud, on väga aktiivselt kaasa löönud ja võtavad juba väga osa ka erinevatest töögruppidest, kus nad saavad siis enda nägemuse anda. Ja see tegelikult on rikastanud meie tööd väga palju ja väga paljud häid uusi mõtteid, mis loodetavasti kõik saavad ka rakendatud ja meie ettevõtte siis ka edasi palju paremas suunas viinud. Aga aitäh minu poolt. Suur aitäh, Eveli. Tegelikult saab sellist mitmekesisust edendada võrdlemis lihtsate vahenditega ja just inimesi kaasates. Mulle väga meeldis, et teil on ka sellised töögrupid, et minu meelest see on üks nagu kaasamise aluseid, et sa lood sellise gruppi, kuhu kõik on oodatud, kes tahavad panustada ja sellel on siis eestvedaja, et nõnda on organisatsioonis ka lihtne selle mitmekesisusega alustada. Küsimusi chati ei ole tulnud, aga tead, mina tahtsin küsida, et kas on midagi, mida sa tooksid välja ka sellise õppetunnina või mis on nagu ekstra nõudnud pingutust? No kõige suurem õppimiskoht oligi meil paar aastat tagasi, kui me selle teema üldse fookusesse võtsime, kui meil segunes meie töötajaskond väga erinevate rahvustega. Ja selle pinnalt tekkisid kohe ebakõlad, erinevad konfliktid, sest inimesed ei osanud üksteisega kohaneda, nad ei teadvustanud, millises keskkonnas nad edaspidi töötavad. Ja see oligi kõige suurem õppimiskoht, kus me saime aru, et
niimoodi edasi me jätkata ei saa. Me peame hakkama teadlikult ja rohkem fokusseeritumalt just sellele teemale tähelepanu pöörama. Esiteks, et tagada meie ettevõtte ka kultuuriline säilivus ja et see muutuks veel paremaks ja et oleks mitmekesine ning kõikide osapooltega oleks arvestatud ja kaasatud. Et see oligi kõige suurem õppimiskoht, et kui sa paned alguses keskkonda kõik inimesed korraga kokku ja sa ei ole selleks ette valmistunud, siis tekib selline korralik kaos. Paabeli torn. Just. Aga aitäh sulle kogemuse jagamise eest. Ma arvan, et see on väga õpetlik just tootmisettevõtte vaates, et ka tootmisettevõttes on see oluline ja ka täiesti võimalik teha läbi erinevate tegevuste, et mulle meeldisid just need tegevused, mis sa välja tõid, see hobide nädal, läbi mille ma saan näha, mis on inimese kirg ja see toob välja tema autentsuse, eks ju, või see orienteerumine, et kui me ei saa kokku tulla, me ei saa teha selliseid koosüritusi, siis me saame seda tutvustada läbi selle liikumise ja orienteerumise nende ülesannete, mis seal on lahendatud. Nii et väga vahvad mõtted, aitäh sulle selle eest. Kokkuvõtteks, mis mina omale siit tänasest seminarist märkmetena kirja panin, oligi, et keskendu piirangute asemel võimalustele. Mitmekesisus eeldab kaasamist, kaasa oma töötajaid, loo töögruppe ja mõtle, mida sina juhina oled teinud, et organisatsioonis mitmekesisust edendada. Mis on see sinu panus, sinu samm? Ja anna aega endale, et igasugune areng võtab aega. Anna endale aega, anna organisatsioonile aega ja siit ka mõned raamatusoovitused, mis tulid nii Merle-Liisult ja ka Kellilt. Vaatasin raamaturiiulist täitsa olemas ja loetud, mul on küll ingliskeelne, siin taustaga ei näe, see mõtteviisi raamat, et ka täiesti annan kaassoovituse sinna juurde. Ja üks põhilisi asju, mida ikkagi ma kutsun üles nii juhte kui personalijuhte tegema, et kui te planeerite tegevusi või protsesse, mõelge iga kord läbi, kas see on kõigile ligipääsetav, olgu see siis tervisemurega inimene, olgu see siis lapsevanem, olgu see vanemaealine või noor inimene, et kas see on kõigile kättesaadav, kas mu suvepäevadele saavad kõik inimesed tulla, kas värbamisprotsessis saavad kõik inimesed, kes tahaksid kandideerida, kas neile on see töökuulutus üleüldse ligipääsetav, et sellistele lihtsatele asjadele kõikide protsesside vältel panen südamele, et mõtleksite.